Ahoi kotkad, mis toimub siis? Et tulime täna Keiu, Moona ja Kairitiga siis hästi tuulise ilmaga Tuurapera lõkke kohta, mis on siin tegelikult mitte väga kaugel meist Võhandu jõe ääres. Ja puid on väga hea, sest meil on ka söögiplaanid siin väiksed. Siin on tundub mingi vana RMK pink juppideks lastud. Aga kui vaja, saame ise ka metsa vahelt võtta, meil on saak kaasas. On plaan siis süüa teha natukene siin. Jube tuuline on küll. Aga siit midagi öösel peale ei tohiks kukkuda, sellepärast et nendel puudel siin ei ole väga palju võra. Ja siin ei ole näha, et oleks ümber midagi tormimurdu olnud. Ei ole kuused, on männid, need on vähe tummisemad, et ma arvan, meile peale ei kuku öösel midagi. No eks näha ole hommikul. Kui see jääb viimaseks videoks siis nii. Ja ma üritan leida mingi augu kuskil, kus natukene kala ka püüda siis siin. Aga noh, vaatan, panen telgi püsti ja mõtleme siis edasi. Et kuhu telgi paneme, no peab vaatama. Tegelikult siin kuivand oks ja jama võib ikka telgi peale kukkuda, et muidu tuul on sealt poolt siia poole nagu sealt. Et sädemed tõmbab eemale, et need ei tule siia grilli peale. Aga jah. Panin tähele, et siin on veel täitsa uus grill. Et see on veel sisse peksmata. Aga meil on kirves kaasas, ehk siis teeme täna ära või? Ei tee. Me ei ole need vandaalid. Et jah, siin pole nagu tuld tehtudki veel. Tahma ei ole. Kas teeme esimese tule või? Midagi on ikka tehtud, jah. Sama lugu oli kempsuga, ma vaatasin, et täitsa uus. Aga tuuline on siin tõesti. Kemps ka täitsa uus. Vaatame selle ka üle. Vot selline, näha kohe, et alles pandud. Selle aasta teema tundub olema. Aga noh, siis on hea, siis ei ole ehk täis pasandatud ka, jah, kõik on väga puhas. Nii, ja mis meie loom siit leidis, kellegi trussikud, kus sa said? Kus sa said? Tee lõuad lahti, kus sa trussikud said? Sinu omad või? Ei ole. On küll. Koer võttis auto pealt Kairiti trussikud juba. Jookseb siin nendega ringi. On elukas, noh. Telgi saime nüüd püsti. Me küll ei filminud, oleks võinud tegelikult, sellega oli päris palju janti siin. Hetkel tõmbas vaiksemaks, aga kui mingi kõvem tuulepuhang tuli, siis seda suurt. Siin Keiust ju abi ei ole, see on nagu tuulelipp siin nööri küljes. Aga Kairitiga saime kahekesi ikka nii palju, et kohe kiiresti torminöörid ka külge ja siis ei lähe ta kuskile, aga ilma nendeta hakkas küll kohe käest ära rebima, sest see on ikka korralik puri. On suur telk. Aga saime turvaliselt selle püsti ja tegelikult me ei ole veel kõige lagedama käes, et ma kujutan ette mingi eriti jõhkra lagendiku peale sellise tuulega oleks ikka tükk tegu. Et peabki kogu tiimi abi kasutama nii-öelda, aga noh, meil on 2 tiimiliiget ju väikesed, et siis kahekesi oleks tükk tegu seda püsti panna kuskil lageda peal tuule käes, et siin ikka natukene puude varjus on nagu parem. Aga noh, Kairitaks praegu Keiuga alla sinna koera jootma. Vaatame ka, kus mul väga hullusti tuul peale ei puhu siin, kus ma siin natukene siis särge saan püüda või mida siit tuleb, et natukene vähen seda veel kuivama pandud, et vaatame, kas tuleb siit midagi. Ma ei ole siin kohas nüüd püüdnud kunagi kala. Panin tähele, et siin on puukuuriga sükene huvitav lugu, et eks ehitusmehena ma tean, kui palju ehitustel objektidel ka juuakse. Olen joonud ka ise, aga siin on nüksed tehtud mingid saalungid mingist plekist. Teine saalung on tehtud siin lihtsalt mingist laudadest. Ja siin on üks veel plekpurgist või mingist plekist tehtud, aga kuhu sisse on siis susatud ka mingisugune õllepudelikene ühele poole tugevduseks. Ja teisele poole samal postil veel pandud
mingi heledam viinamulaadne pudel tugevduseks. Et kui sellised mehed siin jah, neid asju ehitavad, siis jah, ega need vundamendid siin kaua ei kesta. Et mina nägin praegu 2 pudelit ühe posti sees, aga kes teab, võib-olla on seal allpool neid veel. Et on nii-öelda segu kokku hoitud ja pandud oma taara sinna sisse ja segu siis nagu vanasti asjad käisid koju omale veetud või niisama nalja pärast, et sinna topitud. Aga see selleks. Võtan vaikselt auto pealt asju maha ja siis lähme vaatame sinna alla veerde ka arsti. Et siit ülevalt alla tulles on siis selline kohakene ja on vist võimalus isegi ujuma minna. Ja siis mina panin omal tooli siia valmis ja nüüd söödan sisse mingit järgi jäänud Vinma sööta. Käib järjele küll, ma usun. Kui vaja, teeb universaali juurde. On tõuku, ussi, on kõike ja hakkame vaatama, mis siis tuleb. Kalapüük on täna selle tuulega siin vist suht mõttetu. Et kork lainetab, vahepeal oli tuul natuke teisest suunast, et oli vesi vähe siledam, aga praegu on küll niimoodi, et lainetab ja teine asi, pole veel ühtegi võttu saanud. Pole kedagi siia sööda alla kohale tulnud. Et eks peab varsti vist lõpetama selle pulli ära, kui nüüd keegi ei söö, minema ülesse tegevusi tegema. No nii, üks tuli nüüd. Et vaatame, kas tuleb veel. Et no võtame ära, see on niisugust mõõtu küll, mis voblaks kõlb marja täis ka ja kujutame ära. No nii. Midagi suuremat ka. Oba! Üks roosärg. No, võtame ära. Kõlbab ka kuivatada. Et tuleb ka viidikaid, aga paneme selle ka sumpa ja lähme vaatame, mis Kairit teeb selle üleval. Noh nii, tulin siia üles ja siin hakkab mingi söögi tegemine, mis siis tuleb siit? Keedame kartulid ära. Nii. Siis paneme paprikat. Kuhu? Panni peale. Ja siis keedetud kartulid. Ja siis sulajuustu. Ja siis midagi on vist veel. No mis asja nimi on? On seal mingi nimi ka? Ei. Oma mingi leiutis või? Oma leiutis. Oma leiutis. Ühesõnaga, mina tulin üles korra vaatama. Mul all ka paar kala tuli. Tundub, et isegi võtab selle hirmsa tuulega siin. Et noh, see kalaradar jäpp näitab ka, et särjel on hea päev. Lihtsalt läks aega, kuni särg alla tuli. Et jube raske on näha, kui keegi võtab, sest et torm on kõva, aga noh, proovib aru saada, ikka midagi siis püüda ka. Aga hea küll, ma lähen alla tagasi ja tuleme mingi aja pärast vaatama siis, mis siin valminud on. Näe. Ja ma oleks peaaegu peale astunud. Meil on siin nastik sükene. Et tulin mäest alla ja ematas ära, ma tulin täpselt mööda seda rada siit. No. Ja oleks peaaegu peale astunud. Pea peale või? No ma ei tea kuhu peale, aga ühesõnaga jah. Kas ta on kuri või? No ajame ta siit ära tee pealt, sellepärast, et meil on siin loom ka. See saab sutsata. Et viskame talle peale. Äkki pikutab mujale siis. Näe, keel käib. Oi. Näe, tige jah. No aga koer käib ka siin. Saab sutsata, ajame ta eemale. No, tahab salvata. Keel käib, kaitseb ennast. No. Okei. Tuleb nagu Raunole kallale, näe. Läheb ära. Vaatab seal üleval. Tahtis mulle ka kallale tulla. Nii, aitab küll. Seal all läks ainult viidika püügiks. Sest et nüüd on mingi viidika paru kohal. Praktiliselt vahepeal ei jõua sööt langedagi. Viidikas võtab ära.
panin mõned lüüdikad sumpa ka, aga aitab küll. Ei viitsi rohkem seal tuulega vahtida, et tulime see üles ja vaatame siis, mis see Kairit siin teeb. Ma tiigun! Kurdab köögikraan. Ma lausa nirisen. Kartul keeb, mingid asjad on veel lõigutud. Ja eks siis vaatab varsti, mis sest tuleb. Ma teen siin juba natuke kuskil mingit tulehakatust valmis, aga ma võtangi võib-olla metsa alt mingisugust kus lendavad asjad. Seda sarapuu mingit võssi, mis siin maha on kukkunud mõned või püstised roikad, et ei peaks hakkama lõhkuma selle asjaga siin neid suuri notte. Ja ega see kuusköömänd või millest ta tehtud on, see teeb sädet ka paremini, et siis võib meil siin juhtuda, et tõmbab tuulega, kui keerutab telgi peale, et teeme metsa alt hoopis mingit roigast. Tulin korraks autosse, et vastata kalastuslaagrisse tulevate laste vanematele ja ennem seda just sain mingi korraliku litaka, mingit pudisilma omale. Selle tuulega nüüd on pekkis, ma ei teagi. Ehk ei pea kuskile spetsialisti juurde minema, kraabib küll jubedalt siin. Aga pole hullu, ehk läheb üle. Et panen siin kiiresti selle, tähendab, et vastan siin kiiresti meilidele ja kirjadele asjadele ära ja siis lähme vaatame, kui kaugel Kairit oma söögi tegemisega on jõudnud ja kus me neid puid siis leiame. Ja meil on siin loom ka autos, sellepärast, et Keiu mängib telgis ja Moona tahtis hirmsasti sinna telki sisse tungida. Et me ei taha, et telk ära lõhub, ehk siis tema on siin praegu siin rooli all, minu kõrval magab. Et rahuneb natukene. Nii. Olukord on tõesti jama, igalt poolt mingit jama lendab silma ja pidime siia panema tuulevarju ette, et asjad üldse keema läheks ja midagi nagu toimuks. Mul ei ole kaant, siis ma kasutan seda. Nii hull tuul on läinud hullemaks. Aga lähme vaatame. Las olla. Anna, need jäävad sinna võib-olla. Aga sinna ülesse, kes nad magavad selles. Aga lähme vaatame, milliseid roikaid me siin hakkame siis otsima. Et ma vaatan siin auto taga juba kohe. Siia tuli keegi haagid suvilaga ka. Aga teine plats on ka, kus nad saavad ööbida või teha oma asju. Et siin on samas vedeleb mingisuguseid roikaid. Jükseid, ma ei tea, kui kuivad nad on. See on kerge. See on siin vedelenud juba tükk aega. Ta on küll maa peal, aga praegu pole palju sadanud. Ja siin on veel niukest igasugust. Et eks me alustuseks kasutame, otsin midagi kuivamat ja siis nad lähevad küll. Et jah, vaatame, otsin mingi hunniku valmis, vaatame, mis meil siis pärast on olemas. Nii et roikad vahepeal peenemat vahele, vahepeal siukest pooltoorest lükkab vaikselt tule peale kahelt poolt. Ja läksid peale vorstid ka siis ja vaatame, mis Kairitil plaanis oli veel pärast, kui ta praadima hakkab seal või midagi tegema. Keiu möllab siin selle Moonaga ja tuul nagu natukene on vaiksemaks jäänud. Aga jah, ikka on tuulina. Nüüd on olukord see, et tuul on ikka pöörane jälle, tagasi hulluks läinud see tuul. Ja mis sa praed siin, mis siin peal on? Paprika, tomat, sibul, punane sibul, küüslauk. Nii, ja mis saab edasi? Edasi panen ma happukoortist ja seda merevaipu. Ka sinna peale kohe või? Jah. Mis siis tuleb siis? Kaste või? No, mingi suhte. Ja kartulit paned ka siia peale veel pärast? Ja kõik segan kokku lihtsalt. Aga meil on seal grilli all, tule asemes on nagu tuul on nagu veits pöördunud. Nüüd tõmbab natukene teise suunda vahepeal, et siin, jah, saasin nüüd aru. Aga jah, meil on need vorstid valmis siin nüüd, pärast soendame üles lihtsalt, kui tuleb siis ülejäänud kraam ka ja saame sööma hakata. Ja saagisin siin tegelikult ketsaega
veel puitu juurde, mis siin vedeles ümberringi igal pool maas, et pooltoored, tähendab natukene niisked, kuna maast võtsin, aga kuivaga sai tuli alla tehtud ja nüüd kuivad ideaalselt ära siin mõne kuiva oksa vahel ja hakkab siis manustamine. Keegi juum rohkem ei tõsta. Jah, ta ei söö rohkem. Salatit. Salat on. See sulle meeldis, on ju? Ja keiu grillvorsti ka ju? Jaa või? Nii nälgas on, et ta on vabatahtlikult nõus vorsti sööma nüüd. Lõikan tükiteks või lõikad ise? Ise. No, lõika Ei, ise. sina. No nii, proovime siis. Noh, Mis noh? väga hea, on ju? Käib küll, jah. Sulle maitseb väga või? Teate, kui keiule midagi väga maitseb, siis see peab olema väga hea asi. Keiu ei söö praegu ühte käsi. Ei, no ongi hea sellepärast, et siin tuule ja külma käes on kõht juba päris tühjaks läinud. Et noh. Ja. No ja tisu siis. Lauge sööki. Nii, ja ongi aeg magama minna. Et sõime ära, läheb juba hämaraks, me ei viitsigi lõkke ääres istuda, sellepärast, et Keiu läheb ju siit hommikul otse kooli. Meil on sükene asi, et jah, kell on 21:27, et Keiu viime kooli ära. Noh, see ei ole üldse kaugel Keiu koolist, 2-3 kilomeetrit ja siis tuleme siia tagasi. Kui viitsime, teeme veel hommikusöögi, kui viitsi, siis vaikselt passime niisama siin ja viitsime küll, öeldi, ja teeme siis natuke istumist siin veel ja paneme telgi kokku, et me ei jõua nii vara hommikul siin neid asju pakkida. Vot, et ma viin Keiu kooli ära ja Kairit ja Moona on siis siin. Aga ega midagi, vaatame, mis meil seal telgis siis edasi saab. Oleme nüüd telgis ja Moona on siin ka oma teki peal praegu siin kõrval mul. Aga tõenäoliselt ta öösel ronib kaissu kõigile, nagu tal ikka kombeks on. Sinna tahapoole siis või siia mulle peale. Aga noh, on nagu on, las loom olla. Ta nüüd väga porine ei ole, enam raputas maha selle pori, mis tal peal oli, et vahepeal käis jões ja nii edasi. Aga noh, vaatame. Kas oskab oma teki peal olla ainult või ronib kaissu öösel, aga hea küll. Kerime magama ära praegu, hommikul vaatame edasi. No nii, hommik on käes. Aga miks ma telgis ei ärka, vaid siin kalsoonikutega siin voodiservas istun? Sellepärast, et meil läks olukord ekstreemseks ära öösel, et meil... No mina olen igasuguse ilmaga ööbinud, nii et Montenegro mägedes, nii et kivimürakad kõrvalt voolavad telgist mööda ja asjad ja kõik asjad. Aga Kairit pole niisuguse asjaga harjunud. Kuidas mingi uks kukkus kuskil. Ma reaalselt hüppasin sekundiga. Ei hüpanud, teise oksa kukkumise peale sa hüppasid püsti ja ehmatasid koera ära, head koer püksi ei tilgutanud. Ja siis ma hüppasin magamiskotiga püsti ja siis ma ütlesin, mina lähen minema. Ma lähen jalgsi, ma lähen ükskõik millega, aga mina lähen minema. Ja väga hästi oli, et vaataja soovitusel me ei olnud sellel õhtul väga palju õlut joonud, paar väikest purki, et ma olin juba kaineks saanud selleks ajaks. See oli mingi 4 tundi hiljem. Tulime koju, pakkisime suure vihmaga asjad, tulime koju ära ja siis jah, ärkasime nüüd siin, aga meil oli tegelikult hommikuks üks söögiplaan ka. Sõrnikud, ehk siis me lähme nüüd küll mitte päris hommikul, ma siin hommikul tegin arvutitööd, panen siin videot kokku, aga me lähme siiski, teeme selle teise toidu ka veel siin videos ära, mis me tegema pidime. Nii et näeme siis juba meie baaslaagris, kui me siis, tähendab mina ei tee, Kairit teeb neid sõrnikuid. Loodame, et tuul on ära läinud, muidu ma jooksen baasikas ka koju. Tuul on ikka veel, aga mitte nii ekstreemne. Jah, hästi, vaatame siis baasikas edasi. Oleme nüüd baaslaagris ja hakkame tegema siis neid sõrnikuid.
ma ei tea, ma olen vist saanud küll kunagi, ma ei teagi, ma lihtsalt see nimi on kuidagi võõras. Aga noh, päike veel natukene üleval on, nii et hommikusöök tuleb nii-öelda õhtul, kuigi me tegelikult oleme vahepeal söönud ka, aga noh, me tahtsime lihtsalt need asjad ära teha. Et kaua need kohupiimad ja mis need möginad selle sisse läksid, noh, nii-öelda seisavad siis. Okei. Teeb tule ülesse ja siis hakkab Kairit seletama, mis ja kuhu, ma ei tea. Mina ei tea, kuidas seda tehakse ühesõnaga. Muuna, aitab. Tema seletab. Aitab. Teen tule siia auku. Sellepärast siin augus, et siit on hea roikad üle panna pärast ja siis see panni nii-öelda peale panna, et saab kontrollida nii-öelda seda kõrgust veitsa. Et mul ei ole siin mingit spets asja, mille peale see pann panna. Aga selge, ma teen tule ja Kairit hakkab siis komponente ette valmistama. Noh, mis sa teed? Hea. Lahja kohupiim vanilliga. Aha. 4 tükki. Võtsin ehk siis kokku on arvutage ära nüüd. Nii, aga räägi ette ka edasi, mis teed nendega? Panen need siia, siis panen muna, jahu, võib-olla suhkrut ka, aga ma vaatasin, et siin on suhkur sees juba, nii et maitseme ja vaatame, kas suhkrut ka. Ma ei ole mitte kunagi teinud neid asju. Nii, paned kokku ja siis ma segan ja siis see peab jääma nagu plastiliin. Vähemalt mu sõbranna, kes oskab üle Eesti neid teha, ütles, peab olema konsistent nagu plastiliin. Ja siis me teeme pätsikesed ja paneme pannile praadima. Plaan on selline, vaatame, mis välja tuleb. No hästi. Panin ühe muna ära. Nüüd paneme teise muna. Ja kolmanda jätame igaks juhuks tagavaraks. Siis ma panen jahu ja siis kui saab liiga vedel, siis paneme, tähendab liiga paks, siis paneme kolmanda ka. Nii, panin jahu. Natuke. Kas plastiliin on selline? Noh nii. Ajame pannil õli kuumaks, siis niimoodi on siin meil see süsteem ja viime siis Kairiti juurde. Vaatame, kas siin on ka kuuma piisavalt. Tuleb võib-olla paar oksa veel alla panna, et oleks parem. Kustub ära muidu liiga. Aga ja siis see peaks olema nüüd juba, noh, mis nüüd nii ei kleebi enam. Natukene sai paremaks tehtud see jahu juurde. Aga noh, vaatame, mis ajame kuumaks, vaatame, mismoodi siis edasi teeb. No, hääle järgi nüüd on kuum. Kui esimesega veel ei olnud. Täna ei taha rohkem kätt ära kõrvetada. Nüüd kõrbeb seal serva pealt, tõmba kiiresti ära. Anna mulle midagi, millega ma tõmban. Noh, nii on hea. Liigutame ka, et ei jää kinni põhja. Kindlasti ei jää. Ja kaua see peaks nüüd küpsema? Pole ei tea. Vaatame tunde järgi. Aga me peame ringi ka pöörama. Millega? Vanilapiidaga näiteks. Mitte käega. Ei. Ja mina käega ei pööra enam midagi. Keerasime vahepeal ringi, aga seda keeramist ei näidanud. Esimene külg sai natukene palju ägedat tuld. Et nüüd küpseb nagu vaiksema tulega, et siin on raske seda õiget temperatuuri hoida nagu lõkke peal ikka. Aga nüüd laseme siis teiselt poolt vaiksemalt ja pikemalt küpseda, et siis jõuab seest ka küpseda. Ja lõpus võib siis keerata selle pruunimaa poole veel uuesti allapoole tagasi, kui kuum enam nii suur ei ole, et me rohkem praegu puitu siia auku juurde ei pane. Ja tead, mida mina korjan siit? Okkaid, mis tuulega on siia tulnud. Ja haneparved lendavad ka ikka veel üle, nii et siin peab jälgima muid asju ka. Mingi teist värvi laigukene sees on siis. No nii, mis toimub? Ai, kuum on natuke. Aga ma arvan, et need on valmis. Lõhn on hea, ma loodan, et maitse on sama hea. Väga hästi. Ütle nüüd midagi, muidu ma lähen koju. Ei no, okei on. Võib-olla natukene sees sai tooreks, pikemalt oleks võib-olla peab panema. Aga ma ei tea ka, sest ma ei ole vist oma arust sükse asja ennem saanud, milline ta olema peab seest. Just enne ütlesid, et sa oled mingi kord saanud. Ei, ütlen. Otsust ära nüüd. Ei ole vist saanud.
no toorest ei ole saanud, võib-olla. Toorest ei ole saanud, jah. Siis ta maitseb hoopis nagu teine asi, näiteks nagu mingi, ma ei tea. No. Ei maitse, okei, ma võtan endale siis. On okei. Ma võtan endale ära siis. No, enne ma Keihule ka küsin, mis ta arvab. No siis on homme koolist puudumine vist, kui sees tooreks jäi. No vaatame ikka. Aga minu käest ei küsi keegi, mis mina arvan. No, jah. Okei, ise teen süüa, keegi ei pakugi mulle. Pakkuge süüa mulle nüüd. Võite manustada. Okei, kas ma võin ise valida, millise? Jah. No okei, ma valin sellise siis. Muunane ka ju. Noh, ma pole kunagi teinud neid, pole kunagi söönud ühe korra, kui mu sõbranna tegi. Ta teeb väga hästi. Võrreldes temaga. See ei kõlba koera sinna aga tagumise poolde ka. Loodan, tal laktoosi talumatust pole, aga noh, kindlasti on. Tundub jah, et tegelikult ei ole nii hull ju. Ei, lihtsalt natukene võib-olla rohkem läbi küpsetada. Ja tundub, et seest õhemad teha või rohkem läbi küpsetada, et sai ikka algul liiga kõva kuumaga väljast ära kõrvetatud ja seest ei saanud vist piisavalt. Aga kes pani liiga kuuma alguses? Sellest me ei Lõkke pani. Aga no pole hullu midagi. Lähme vaatame, mis Keiu ka arvab. Ja okei, nüüd hakkab minema, jah. Oleme jõudnud koju. Jah, sina olid terve aeg kodus. Nii, Keiu, proovid? Jaa. No, proovi. Hammusta servast ära hakkada tükkideks tegema kahvliga. Natuke veel. Mida on? Natuke see kuum oli, aga maitsen nagu tavaline pannkook. Kas hea? Okei, küsime pigem 5 pallisüsteemis. Mitu annaksid? Annaksin nagu 4 umbes. 4, okei. Võta 1 amps veel. Äkki tuleb 5, ma ei tea veel. No äkki tuleb 3 hoopis. Nüüd tuleb 5. Meeldib või? Aga kui me veel moosi peale paneksime, siis tuleb 6 või? Siis tuleb 10. Keriga magama, kratid näeme järgmises.